New Yorgi linna esimene leedi plaanib reisijaid külastada oma perekonda Süürias ja Liibanonis, kahes riigis, mis on välisministeeriumi nimekirjas, kuhu ei soovitata reisida. Ja ta võib kaasa võtta NYPD ametnikud. Just nii. Rama Douachi, linnapea Sulrun Mamdani abikaasa, väidetavalt taotles maksumaksja rahastatud turvameeskonda selleks reisiks, mis peaks algama 20. septembril. Kuid juba on tekkinud suur vaidlus selle üle, kas need ametnikud tegelikult lähevad. Linnapea büroo väidab, et NYPD soovitas kaitset. NYPD aga ütleb, et nende ametnikud ei sõida sinna reisile, mis ei ole seotud ametlike linnaasjadega. Kes siis saab lõpliku otsuse teha ja kes selle eest maksab, mis on veelgi olulisem. Nüüd liitub meiega New Yorgist, et selgitada selle reisi õiguslikke ja turvaküsimusi Gerard Filitti, õigusnõunik või vanem õigusnõunik, Lawfare Projectis. Nii et Gerard, kas linnapea võib seaduslikult saata NYPD ametnikke oma naist kaitsma eraviisilisele välisreisile, eriti riikidesse, mille kohta kehtib soovitus sinna mitte reisida? See ongi siin tegelik iroonia. Välisministeerium ütleb, et ükski osa Süüriast ei ole ohutu ja soovitab ameeriklastel sinna mitte reisida, aga linnavalitsus tahab saata turvameeskonna eraisiku jaoks. Ja pea meeles, et linnapea Mamdani on korduvalt öelnud, et tema naine on eraisik, keda saadetakse ohtu ilma igasuguse linna asjaga seotuseta. See on puhas eesõiguse nõudmine. Ja küsimus pole lõpuks ainult tema turvalisuses, vaid ka NYPD ohvitseride turvalisuses, kellel pole seal arreteerimisõigust ja keda Süürias ei pruugita isegi relvi kanda lubada. Nii et see on endiselt lahtine küsimus, miks ta seda nüüd teeb, eriti arvestades, et ta on sel suvel käinud mitmetel teistel reisidel ilma igasuguse turvasaateta. Kui see on lõpuks isiklik perereis, nagu me aru saame selle kohta levivatest teadetest, siis kas New Yorgi maksumaksjad peaksid vastutama sellise turvasaatjaskonna kulude eest? Meil on see olnud eetika küsimus de Blasio administratsioonis ja järeldus oli see, et linnapea ja tema perekond on õigustatud politsei kaitsele, see on linna ülesanne. Nii et nende palgad ja ületunnitasud maksab linn, New Yorgi maksumaksjad. Kuid reisi ennast ei kaeta, sest nagu linnapea Mamdani tunnistas, ei ole tegemist ametliku linnaasjaga, millega ta tegeleb. Nii et kulud jagunevad. Huvitav. NYPD ütleb, et ohvitserid ei lähe kaasa, sest see ei ole ametlik linnaasi. Mis siis juhtub, kui linnapea büroo ja NYPD lõpuks jätkavad selle üle vaidlemist? Kellel on tegelikult õigus teha lõplik otsus? See on väga hea küsimus ja ma arvan, et lõpuks teeb selle otsuse NYPD, sest nad ei saa saata oma politseinike ohtu, kui nad ise vabatahtlikult ei lähe. Sa astud teenistusse selleks, et kaitsta New Yorgi linna, mitte selleks, et kaitsta kedagi konfliktitsoonis, kuhu välisministeerium ütleb, et pole ohutu minna. Ja ma arvan, et kui linnapea Mamdani selle teema peale surub, tekitab see tema ja New Yorgi politsei osakonna vahele veelgi suurema lõhe, kui see juba praegu on. Ilmselgelt on see üsna huvitav lugu, võiks öelda, et saab olema põnev näha, kuidas see kõik välja kujuneb. Reis on peagi ees, tal on meil vähemalt 6 aega enne, kui ta lõpuks teele asub. Võib-olla kutsume sind uuesti saatesse, et teada saada, mis edasi juhtub. Kindlasti.